Eestil on umbes 2 miljonit hektarit metsamaad. Umbes pool sellest kuulub riigile, teine pool eraomanikele. Vahel tundub, et kahetsusväärselt suur hulk metsamaad müüakse telefonipakkujate survel lageraieks ja halvemal juhul müüakse esivanemate pärandus maha lausa koos maaga. Õnneks on näiteid ka eeskujulikust põlvest põlve metsamajandamisest ja ka tugistruktuuridest, kes aitavad oma metsaga õigeid otsuseid teha. Lõuna-Viljandimaal otse vastu Läti piiri asub paarsada aastat vana Nava talu. Talu on näinud erinevaid päevi, nii rikkalikke põllu- ja karjamaid esimese vabariigi ajal kui nõukaaegset mahajäetust. Talu noorperemees on Martin, kes on ise küll Tallinna inimene, kuid hoolitseb siiski selle eest, et 75 hektarit talumaad ja metsa oleks hoitud. Martini poeg Richard vaatab ja õpib ning talletab teadmisi, et kunagi ehk ise metsamajandamisega edasi minna. See oli ju täiesti maha jäetud, võsas siia ei tulnud ei teed ega elektrit, siin ei olnud ühtegi hoonet, kus saaks midagi teha. Et mul isa ikkagi võttis sellise julge otsuse, et seda talu taastama hakata. See talu on siis paarsada aastat olnud tegelikult ühe suguvõsa liini käes, eks ole. Et ta on siis niimoodi isalt pojale pärandunud ja vahepeal lihtsalt olid mõned võõrad võimud vahel siis. Need on need andmed, mis meil on, jah, et ta on ikkagi olnud nagu meie esivanemate talu juba paarsada aastat, et ta on ikkagi selline metsamajandamise talu minu jaoks. Aga meie perekond on siin ka korraldanud suviti festivale, siin mulgikultuurifestivale. Ja eks ta on selline mõnus olemise koht ka, et see mets on lihtsalt selline lisaprodukt siin. Kuule, aga ma tahaksin seda metsa kangesti näha ka, et juba sul siin hoovi peal on väga võimsad suured puud, aga ma olen kindel, et siin metsas on veel lahedamaid. Nava talu metsad on kasvanud suures osas ise ja oma soodu. Tänaseks päevaks on talumaadest ei rohkem ega vähem kui 95% metsa all. Lähme siis vaatame need 300-aastased künnapuud üle, mis on meie au ja uhkus juba vanast ajast. Ja, siin. Kui vanalt fotolt paistavad künnapuud veel lagedalt kätte, siis nüüd tuleb nendeni jõudmiseks läbida metsateid. Saab veel off-roadimaks minna? Jaa. Et see on tõenäoliselt nüüd selline puu, mis mitte ühelgi juhul siit nagu inimpõhjusel maha ei tule, on ju? No ma arvan küll, jah, et ei tahaks seda puutuda. Tegelikult ka kogu see ümbrus siin nende künnapuude ümber me oleme otsustanud, et siin me nagu ei tee üldse mitte midagi. No sa oled 6 aastaga tegelikult väga palju ennast ikkagi metsamajandamisega ju kurssi viinud, aga sa ikkagi põhiliselt elad ju pealinnas, eks ole. Ja. Kuidas sul niimoodi eemalt see metsa koordineerimine välja tuleb? Karta kindlasti ei tasu, et telefoni ja e-mailiga saab nagu kõik asjad aetud, et olen leidnud omale sellise hea metsaühistu ja seal olevad asjatundjad, kes siis aitavad kõik vajalikku ära korraldada. Eesti erinevates maakondades on kokku ligi 30 aktiivselt tegutsevat metsaühistut. Metsaühistusse võivad kuuluda kõik, kel kas või natukenegi metsamaad. Martin liitus abi saamiseks Lõuna-Eesti kandis tegutseva MTÜ-ga ühinenud metsaomanikud. Mis see metsaühistusse kuulumine annab? Ta annab selle, et kui sa ei tea nüüd, mis oma metsaga teha või kuidas seal majandada, et ta annab selle võimaluse, et keegi tuleb ja aitab sul, annab informatsiooni või siis isegi teostab tööd, et ilma selleta, et sa peaksid nüüd näiteks selle metsa siis maha. Esialgne hakkab, kui metsaomanik tuleb kontorisse või saame metsas kokku, et siis me käime jalutame metsas, räägime, mis on võimalik, juba siis, kas tal on see metsamajandamiskava olemas või ei ole, et tegelikult metsamajandamiskava annabki ette juba selle plaani esialgse, kuidas siis toimima peab ja siis juba vaadata jooksvalt, et mis otsast alustada. Metsamajandamiskava tehakse metsaomanikule 10 aasta peale. Kava kirjeldab metsa seisukorda ja näeb ette, mida ühe või teise metsatükiga ette peaks võtma. Kohustuslik on see neile, kes tahavad raiet teha. Ka Martini maadel on tehtud uuendusraiet, kuid ainult seal, kus see tõesti vältimatu on ning asemele on alati istutatud uued kultuurid. Nii, jääme siin korra seisma. Siin on meil eelmisel aastal istutatud kuused. Richardi poolt. Richardi istutatud kuused. Et juba on see generatsioonid on ikkagi nagu toimima pandud, jah? Näita mulle, kus on sinu istutatud kuused. Näita ette, millised kuused sina said istutada. Mäletad sa ise seda ka või? See üks, kas sa 3 tükki istutasid või istutasid rohkem? 3 tükki, jah. Kas sul on lemmik ka või? See on kõige suurem, on ju. Päris uhke värk ikka.
mul on isegi natukene kahju, et me salvestame seda lugu tegelikult juuni alguses. Et mõelge, kui me oleks tulnud siia 3 nädalat hiljem, siis on siin see väike kuuseke ja kõik need maasikad. See vist on raiesmike suur pluss. No eestlastele kangesti alati meeldib nagu rahast rääkida, ma ei hakka siin numbreid küsima, aga kas see metsamajandamine toob nulli või tegelikult maksad sa ikkagi peale, et seda kõike siin korras hoida? Mina võtan seda kui investeeringut, et siit nii-öelda lühiajalist tulu ma ei ole taga ajanud, et pigem see mingi väike raha, mis sa teenid metsamüügist, siis ma olen kõik selle siia tagasi investeerinud, sest siin on tulnud teha natukene nii-öelda rekonstrueerida maaparandussüsteemi, siis kraave, mis olid kunagi siin rajatud, aga olid kinni kasvanud, nii-öelda istutada uut metsa, hooldada metsa, et see kõik nagu nõuab samuti investeeringuid. Praegune näiteks kehtiv metsaomanikule soodustus see 5000 eurot tulumaksuvaba metsamaterjali müügil või raieõiguse müügil aastas ütlebki seda, et tee iga aasta ja tee natukene, et ei ole vaja korraga seda suurt ala teha. Ja teiseks on see, et kasutada võimalikult ära toetusi, mis praegu meil on, uuendamise toetused, siis ei tasu istutada suurt ala korraga, ehk peaksidki käima niimoodi astmed edasi. Meeldib sulle siin Navatalus või? Mis sa teed siin üldse? Sa sõidad rattaga, siis sa saad konni vaadata. Mis sa siin veel teed? Puu otsa ronid ikka või? Paar korda olen roninud. Kas sul siin mingi oma lemmikpuu ka on või? Ma arvan, et need kuused, mis ma istutasin. Need, mis sa ise istutasid, jah? Kas need on siuksed puud, mille eest sa käid nagu vahel käid vaatamas ka, et kuidas neil läheb ja kas nad on ikka alles? Iga kord ma käin seal vaatamas. Jah, vägev. Ma olen päris kindel, et ka sina metsaomanikuna oled üks nendest, kes on saanud telefonikõnesid, et ole hea, müü oma metsa soovitavalt veel koos maaga mulle mingi raha eest maha, eks ole. Mis on sinu argumendid see metsa endale jätta ja teda siis niimoodi jätkusuutlikult majandada? Miks sa seda ikka see perekonna pärand, et see on meie nii-öelda perekonnatalu ja ei näe põhjust seda ära müüa, et ei ole ka vajadust, et ei siis nagu nii-öelda raieõigust ega maad.